Garmin Forerunner 935. Praegusel hetkel on mul eesmärk näidata, kuidas Garmin Connect äpp töötab koos selle kellaga. Selleks on vaja mobiili see programm kõigepealt endale downloadida, alla laadida ja installida. Minul on see juba tehtud, selle äpi nimi on Garmin Connect, näeb välja selline, millel on iPhone, aga see töötab ka teistsugustes telefonides. Mul on see juba mobiilis olemas. Teen selle lahti, selle äpi. Ja mul on juba account varasemalt loodud. Kui on account olemas, see konto olemas suures arvutis tehtud, siis see sama konto nimi ja sama parool ja kõik kehtib. Ma login nüüd sisse oma konto andmetega. Ma login sisse oma andmetega. Praegu ta logib sisse. Nüüd mobiil küsib, kas ma tahan saada neid sõnumeid. Ma tahan saada sõnumeid, lasta siis need sõnumid lähevad. Kas ma tahan terviseandmeid saata mobiilist sellele programmile, ma ei taha. Nüüd võtan kella ja ütlen kellale, et otsi üles mobiiltelefon. Fairphone, tähendab, otsi üles see programm. Samal ajal on mobiiliprogramm juba leidnud selle kella. Nüüd ütlen, et connect'it ehk siis ühenda seda kella ja mobiili ekraanile, mitte mobiili, kella ekraanile ilmus number, mida ma pean panema mobiili. Iga kord on see number erinev. Sassi juba. Seda numbrit tuleb ainult siis panna kella esimest korda ühendada selle programmiga, et see on ainult ühekordne asi. Mitte nõnda ei ole, et iga kord, kui iga kord pead uuesti tegema. Nagu näha, mul nii ludinal täna kõik ei lähe. Ma panen selle programmi kinni ja siis proovin uuesti. Display. Jep, ma tahan. Ta küsib, et kas ma tahan notification'it. Jah, ma tahan. Add device. Jälle ei leia. Küsib, et kas ma tahan, kes paneb esimest korda ja ainult ühe kella, siis seda küsimust ei tule. Kuna mul on juba teine kell olemas, siis minul on vastuseks keep current, et jätta sama, mis mul praegu olemas on. Mobiiltelefon ühendavad üksteisega, ühenduvad.
järgmine samm. Mul on magamise ajaks määratud, et ma ei taha saada ühtegi sõnumit ega teadet kella 9 õhtul 8 hommikul, seda saab siin muuta. Siin on, kas ma tahan saada sõnumeid sellel ajal, ma ütlen, et ei, ma ei taha saada, no, panen järgmine. Nüüd ütleb, et kas sa tahad saata oma kõik eelmised treeningandmed kella sisse eelnevatest kelladest. Jah, ma tahan, yes, ja panen next. Jah, kui ma panen, et olgu võtta siis mu mobiili asukoht ühekordselt, kalendriühendus, seda ma ei taha. Ja sünkroniseeri nüüd mobiil ja kell. Nüüd ongi tehtud. Tavaliselt ma näitan siin praegu kohe ära, et viimane trenn oli siis nii-öelda trenn oli 5 sekundit. Ma teen siin kohe praegu uue jooksu. Ma ei hakanud üldse midagi ootama, nüüd on 5 sekundit, 6 sekundit, 8 sekundit, 10 sekundit. Panen kinni. Salvestan. Ja olemas. Ja nüüd, kui see kell siin süngib, mobiiltelefon süngib kellaga, siis siia ilmub see sama trenn kohe, mis ma tegin. Kui siin see asi käib ringi, siis see tähendab, et synk on alles pooleli. Ma ei taha samal ajal midagi muud puutuda, sest et muidu järsku jääb see synk pooleli, peab uuesti tegema. Praegu see sünkimine läheb nii aeglaselt. Küll ta ükskord tehtud saab. Samal ajal ma lihtsalt ootan ja ootan. Olemas. See on olemas. See ongi kõige tähtsam. Mis siin veel, kas ta teeb syngi ära, siis ma püüan veel midagi näidata. Ma näitan kellaseadistust. Settings. Mobiil, see on staatus on connected, siin saab valida on mitte connected. Smart notifications, ma hetkel tahan. During activity
treeningu ajal tahan kõiki näha, mul ei ole mobiili kunagi kaasas, nii et mul ei ole seda probleemi, et ta tegelikult näitab treeningu ajal. Ilma treeninguta tahan ka kõiki näha, seal on valida kas ainult kõned või sõnumid ka, nii et mul on kõik. Sound on ka, kas on võimalik valida heli ja vibratsioon või ainult heli või ainult vibratsioon, kõik, ma tahan kõike. Time out, mis sync on nüüd tehtud. Nüüd notifications. Notifications on kõik olemas. Alertsid ma võtsin maha igaks juhuks. Vaatame, kuidas nende sõnumite saatmine läheb. Nüüd ma saadan oma mobiiltelefoniga, teise mobiiltelefoniga sõnumi. Ja see sõnum loodetavasti, ma panen selle äpi kinni praegu. Sõnum peaks loodetavasti jõudma ka kella ekraanile. See sama sõnum jõudis mobiili ekraanile ja jõudis ka kella ekraanile ja ma tahan seda sõnumit näha, mis siin siis kirjas on. Ega need ei pea nii lähestikku olema. Ta on lihtsalt Bluetoothi ulatuse kaugusel, mis on, ma ei tea, 5 meetrit, 10 meetrit, väga palju. Mis ma siis kirjutasin? Test sõnum Garmin Forerunner 935 jaoks, see on email, mis ilmus iPhone'i nüüd jäi kinni miski pärast. Sellepärast, et ma just sünkisin. Sellest pole midagi. Ma saadan selle sõnumi uuesti, kui ma saan.